Kui me räägime siis naha töötlemisest, toornahast kuni valmis nahani, siis koosneb see peamiselt 3 protsessist. Kõige tähtsam, kõige keskmine protsess on parkimine. Ja kõik siis, mis tuleb teha ennem parkimiseni jõudmist, on siis eeltööd ja peale parkimist on siis nii-öelda järeltööd ehk viimistlemine. Minu esimene ülesanne ongi siis hakata alusnahka puhastama. Põhimõtteliselt ma siis lihtsalt proovin nagu selle kaabitsa abiga vabastada naha sellistest kelme ja kiutükkidest. Oluline on siit ära saada ka naha äärtesse jäänud rasv. Teine tähtis osa on siis selle villaku pesemine. Villaku pesemiseks sobib väga hästi villašampoon. On raske öelda, mitu korda peab pesema, aga seda peabki vaatama, et kuidas siit seda mustust nagu tuleb, et siit näed saba juurest veel tuleb sellist mustust ja nüüd, kui nahk on pestud ja kuna see nahk oli soolas ja ma võtsin ta nii-öelda otse soolast ja hakkasin töötlema, siis oleks nüüd hea enne parkimist vabastada natukene seda nahka veel sellest säilitussoolast. Nahk on nüüd siin ligunenud mõned tunnid ja kui ma loputan, siis see vesi on siin ilus puhas, et ei ole pesuainet. Nahal on nüüd kõik eeltööprotsessid tehtud, alusnahk kaabitud, villak pestud, liigne vesi välja väänatud ja nüüd on 2 võimalust, kuidas parkida. Kõige kiirem ja mõnes mõttes ka lihtsam viis on kasutada maarjasjääparki. See tähendab seda, et parksegus on siis maarjajää, sool ja sipelghappe. Pargin ma mitte villakut, vaid nahka. Nahk on nüüd siis siin 2 ööpäeva parkunud. Pigistan jälle suurema osa siis siit välja. Ja esimene etapp siis peale parkimist on nüüd naha rasvatamine. Ja rasvatamine on vajalik selleks, et see nahk pärast jääks pehme ja elastne, siis tuleb nüüd siia naha liha poolele siis määrida või masseerida sisse sellist segu näiteks 1 osa rapsiõli, 1 osa vett ja et nad omavahel seguneks siis tilgake pesuainet. Nüüd on oluline see, et peale parkumist nahk saaks aeglaselt kuivada, et ei tohiks kiirelt kuivatada, sest siis on see naha venitamine väga palju raskem ja aeglasel kuivatamisel on ka väikene nagu teine roll, et toimub nagu justkui järelparkumine veel. Teine parkimismeetod on väga traditsiooniline ja väga meeldiv. See parksegu on väga üllatav, ta koosneb rukkijahust ja veest, mis on siis lastud käärima minna kuni 5 päeva. Üle selle väga ei ole mõistlik, sest siis juba hakkavad mingid järgmised protsessid. Siin, kui ta läheb natukene selle villaku peale, ei ole muud, kui pärast tuleb see ära kloppida, sest nahka pärast ei pese. Kui ma need ääred ka siia keskele toon, siis ma nagu natukene aitan kaasa ka sellele, et need ääred ilusti saavad ka siis selle jahuseguga kokku. Nii, siis teen ta niisuguseks pambukeseks. Ja nüüd proovin ta siia kaussi meelitada. Siin kausis ma saan teda veel natukene sätitada. Nahk on nüüd siis juba kuivanud ja ma olen seda ka juba veidi venitanud, aga seda tuleb venitada veel ja veel. Ja nüüd ei saa nagu see elu käia mitte minu rütmis, vaid ma pean väga jälgima nahka.
ja vaatama, et kuidas see kuivamine on, et millal ja mitu korda ma siis seda venitama pean. Siin on nüüd üks juba ära kuivanud ja ära venitatud kitsenahk. Et kitse saab täpselt samamoodi parkida. Siin on marjajääga pargitud. Ja nüüd on siis peale venitamist siis on siis veel sellised lihvimistööd. 2 osa jahu, 1 osa soola ja võib veel kasutada kartulitärklist, mis veel eriti valgeks teeb. Et jahu nagu täidab veel natukene seda nahapinda. Ja sool viib siis selle viimase osa veel niiskusest välja. Nüüd on see jahu soolasegu siin peal ja siis ma võin kas väikese kaabitsaga niimoodi üle käia. Kui tahta veel see pind väga-väga korralikuks ja ilusaks saada, siis sellise tekstiilile tehtud liivapaberiga siis annan siis nagu viimase lihvi, et võtan need lahtised kivud siit ära. Villaku poolega siin kitsel on lihtne. Lihtsalt saab ilusti ära harjata. Nüüd selle võib lugeda valmis olevaks. Ilus kitseke.